Minu nimi on Veiko Ülejõe. Hooldan Maidla Iganõmme puisniidualal praegust circa 10 hektarit puisniitu, millest 5 hektarit on oma maa peal ja 5 hektarit on RMK-lt rendil. Olen puisniitu hooldanud siis circa 10 aastat koos puisniidu taastamisega. Ja taastamise juures kindlasti suured tänud oma perekonnale, oma sõpradele. Talgu korrast saime siin ikka päevasid taastada, teha käsisaega, tassisime oksad kokku nii lörtsiga, vihmaga kui päikesepaistelise talveilmaga. Nüüd puisniit oli juba niidukõlbulik, tundsid sõbrad, tuttavad huvi puisniidu vastu juba, et hakkasin nendega siin käima, neile ekskursioone tegemas. Osade gruppidega olid ka kaasas nende välismaalastest sõbrad, tuttavad ja välismaalased siis olid imestunud, et mismoodi on võimalik. Eestis on niiviisi, et inimestel on mets, maa ja veel niisugune imekaunis asi nagu puisniit. Mujal maailmas seda enam ei näe. Juba haruldus, kui on inimesel natukenegi maad, aga siin on kõik asjad nagu korraga olemas. Ja eks see andis jälle indu juurde sellega tegeleda ja minu jaoks on see puisniit tõeline väärtus. Siin puisniidul on siis käinud Keskkonnaameti spetsialistid õpetamas, tutvustamas taimi ja on käinud ka botaanika-huvilisi päris palju, vaadates, mismoodi nemad tööd teevad ja vaatavad ja imestavad, et see liik on, oi, siin on see liik ja nende entusiasmi selle juures. See on ikkagi niisugune omaette kogemus. Minu puisniidu peal praeguste andmetega kasvab kusagil 150 erinevat taimeliiki koos puudega. Esimesed puisniidu hooldamised olid tavalise heinamaa niitmise tehnika ja õige pea sai selgeks, et sellega siin puude lõhub tehnikat. Siis hakkasin mõtlema, sain teid YouTube'ist ehitada E25, et niisugune hea väike traktor puisniidu jaoks, mis mul olemas oli, et ehitada ta tagurpidi sõitvaks ja ehitada üks Poola rootorniiduk talle külge. Nüüd ma olen kasutanud seda niitmissüsteemi 4. aasta, 4. hooaeg lõppes. Olen sellega väga rahul. Iga aasta muidugi peale hooaega tekivad uued ideed, mida täiustada, mida ümber teha. Talvel siis proovin neid realiseerida, et järgmine hooaeg jälle katsetada ja proovida. Oleks hea, kui saaks puisniitu tutvustada rohkem rahvale laiemalt, tema ajalugu ja niitude asukohtasid ja kindlasti, mis mulle meeldiks, kui siin puisniidu peal näiteks käiks lasteaia lapsed oma kasvatajatega ekskursioonil. Koolilapsed käiks võib-olla mõne tunni teeks siin väljas looduses. See oleks kindlasti hea ja silmaringi avardab lastele. Ma arvan, et see oleks elamus tulevastele põlvedele.